Aitäh! Tere kõigile! Minu nimi on Ester Oras, ma olen vanemteadur Tartu Ülikooli arheoloogia osakonnas ja analüütilise keemia õppetoolis ja mul on väga hea meel tutvustada teile siin meie projekti nimel või meie projekti meeskonna nimel siis Tartu Ülikooli kunstimuuseumi muumiate interdistsiplinaarseid uuringuid. Iva siis selles, et Tartu Ülikooli kogudesse juba 19. sajandi algusest kuuluvad 2 muumiapoissi, keda te siin näete. Üks loom, keda arvatakse, et võiks tegemist olla koeraga, ja siis siin alumisel pildil küsimärgiga lind, kes on siis tekstiilitompu mähitud luude kogum. Ja 2017. aasta esimeses pooles, siis ilmselt seoses muumiakambri tegevustega, pöördus meie poole Tartu Ülikooli kunstimuuseum küsimusega, kas me võiksime arheoloogia osakonna poolt pakkuda abi nende leidude dateerimisel, et siis olla kindel, et me räägime tõepoolest iidsetest muumiatest. Ja ma pean tunnistama, et minule kui arheoloogile ja keemikule oli see väga suur rõõm, sellepärast, et ma tean, et meil on väga suur hulk spetsialiste, kes tegelikult on võimelised palju enamaks kui pelgalt muumiate dateerimine. Ja meil on täiesti supertasemel instrumentaarium, ütleme siis niimoodi Tartu Ülikoolis ja ka meie koostööpartneritel, mis võimaldavad tegelikult palju rohkemat nende muumiate kohta öelda. Ja võibki siis öelda mõeldud tehtud. See oli ühest küljest suurepärane väljakutse meile kui teadlastele, et panna ennast proovile niisuguste asjadega on Egiptuse muumiad tõenäoliselt Eestis. Ja teiseks, et tutvustada meie teadustööd siis ka laiemale avalikkusele. Siin on väike pilt väikesest osast meie meeskonnast, tegelikult meie meeskonda kokku kuulus 22 inimest 7 erinevast instituudist, Tartu Ülikooli poolt siis lisaks kunstimuuseumile arheoloogia osakond, kus oma spetsialistidega tekstiilide, osteoloogia, ehk siis luustike alal 3D modelleerimise spetsialist. Head koostööpartnerid Eesti Biokeskusest, kes nüüdseks on Tartu Ülikooliga juba ühinenud ja vana DNA uuringud siis nende poolt teostatud. Lisaks siis Tartu Ülikoolist bioloogia osakond nii vana DNA uuringute osas loomade kohta siis, aga ka entomoloogia sai kaasatud ja Keemia Instituut siis erinevate keemiliste analüüside osas. Ning lõpetuseks ka kohtumeditsiin, saime väga heale jutule Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga, et teostada neid uuringuid. Ja räägime siis natukene nendest tulemustest ka. Tõepoolest me võime nüüd öelda, et tegemist on autentsete Vana-Egiptuse muumiatega. Ja ma tahan siinkohal veel rõhutada seda, et mis muudab selle projekti ka osalt maailma mastaabis ainulaadseks, on asjaolu, et me tõepoolest tegelesime kompleksuuringutega. Ehk siis, kui tavapäraselt vaadatakse muumiate puhul mingisugust väga spetsiifilist niši, nagu näiteks luustike fragmenteerumine või balsameerimisvahendid, siis see, mida me siin projektis tegime, et kõik need spetsialistid tulevad kokku, vaatavad neid muumiaid koos, võtavad koos proove ja ka tulemusi interpreteeritakse koos. Dateeringud. Tegemist on 4. kuni 2. sajandist enne Kristust pärinevate muumiatega. See on tegelikult mumifitseerimise üsna niisugune lõppjärk, vahetult enne Rooma riigi vallutusi Egiptuse kanti. Nii et siis pigem hilised muumiad. Need poisid tõenäoliselt ei ole tegelikult päris üheaegsed ja me ei saanud ka kinnitust selle kohta, et nad oleksid kuidagi sugulussidemetes. Küll aga vana DNA, mis oli võrdlemisi halvasti säilinud, kinnitab seda, et nende päritolu on Lähis-Ida kandist tõenäoliselt Egiptusest. Mis veel viitab sellele, et tõepoolest Egiptuse muumiatega tegemist on siis need materjalid, mida balsameerimisel on kasutatud. Nii balsameerimisvahend, mis on see niisugune must ollus, mida te näete, see on siis kõhuõõnde valgunud vaigud ja vahad, mida on kasutatud balsameerimisel. Nende keemilised analüüsid viitavad just nimelt koostiselt niisugustele taimsetele ollustele, mida kasutati Egiptuses mumifitseerimiseks. Ja vasakul pool siis on näha üks väike tekstiilikiukene, mis on siis linane ja selle linase materjali analüüsid nii selles osas, kuidas seda linakiudu on töödeldud, kui ka selles osas, kuidas tekstiil on kokku põimitud, näitavad seda, et see on täiesti tüüpiline Egiptuse kraam nii-öelda.
Kompuutertomograafia siis, mida me kohtuekspertiisi instituudis kasutasime, võimaldas meil vaadata sõna otseses mõttes nende muumiapoiste sisse, muuhulgas ka täheldada seda, et neil ei ole mingeid selgeid traumasid, mis võiks seostuda nende surma põhjusega. Ilmselt on siis need lapsed surnud mingise haiguse tagajärjel, aga ka näiteks seda, et kuidas on näiteks aju eemaldatud koljust, mis meetreid selleks on kasutatud, või siis siin juures oleval pildil on näha väikese poisi kõhust läbilõige, kus on näha, et tema alakõht on pärast organite väljavõtmist täis topitud tekstiili. Loomamuumiad on aga omamoodi huvitavad, me saime kinnitust nii luustike kui DNA põhjal, et tegemist on tõepoolest koerlasega, selle ühe muumia puhul ja teise puhul on tegemist tõenäoliselt iibisega, ehk siis linnuga, aga need muumiad on oluliselt varasemad kui poisid, mis siis näitab seda, et ilmselt on see hilisem kombineerimine toimunud kas siis Otto von Richteri või tema vanemate poolt üleandmisel või siis näiteks sellel isikul, kes Ottole neid muumiad müüs. Nii, ja siis kuidas me seda rahvani viisime? Telepilt on ilmselt see, mis jõuab massideni ja siinkohal peame ütlema suur tänu pealtnägijale ja Mihkel Kärmasele, kes meie tegemistel silma peal hoidis. Kajastati meid ka aktuaalsetes kaamerates, Raadio 4-le andsime intervjuusid ja ajalehest Tartu Postimees, Novaatoris olid ka korduvalt sissekanded. Toimus avalik seminar, kus oli külalisi ligi 130 ja seda ka filmiti ja see filmiklikke on praeguseks üle 2600. Loomulikult need andmed saavad kaasatud ka ekspositsiooni, osaks muumiakambri ekspositsioonist Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja meile kui teadlastele on väga oluline see, et oleks ka akadeemiline krediit, plaanis on siis vähemalt 2 teaduspublikatsiooni, millest saab lähemalt siis lugeda. Ja siinkohal tahaksingi öelda väga-väga suur aitäh kõikidele nendele inimestele, kes projekti olid kaasatud. Pean veel kord rõhutama, et tegemist oli vabatahtliku tööga, mitte kellelegi selle eest lisatasu ega palka ei makstud. Ainuke väljaminek, mis me pidime tegema, oli 2000 eurot dateeringute peale, sest et AMS dateeringuid Eestis ei tehta. Nii et tõesti suur-suur tänu meeskonnale, kes ei peljanud ka isegi mitte muumia needust. Ja aitäh teile kuulamast! Aitäh, et sa ajast kinni pidasid ka väga täpselt. Mulle jäi kõrvu üks asi, et muumia ei ole väga Eesti asi ja ta ei maininud üldse rahvusvahelist koostööd. Et kas selles projektis seda ei toimunud või kuidas te saite hakkama ilma selleta? Jaa, see on täiesti minu viga, see on, meil rahvusvaheline koostöö täiesti toimib, ma unustasin mainida, et üks nendest 7 instituudist, kes on kaasatud, on Vilniuse ja Messina ülikooli absoluutne muumiate spetsialist Dario Piombino Mascali, kes on väga high impact muumiate uurija, nii et sellega saab kaetud ka see rahvusvahelisuse tikk. Ega see ei ole otseselt alati vajalik, aga pigem on tore. Ja väga tore, et suudate 7 minutiga nii olulistest asjadest rääkida, et ma pidin üks päev ühishoidlatest 3 minutiga rääkima, nii et harjutamine teeb meistriks. Absoluutselt. Aitäh sulle!